Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised lood. Kvaamikütt. 1670. aastal andis kuningas Louis XIV hüüdnimega päikesekuningas Molière'ile ülesande kirjutada näidend, et naeruvääristada üht teatud saadikut. Plääg, sa ei lubasid sinna mitte minna. On andeks, suhkrutükike, aga ma ei suuda sellisele ilule vastu panna. Siin see vedeleb iga päev nii veniv ja mõnus ja pärast seda, kui olen selle nahka pistnud, ilmub see nagu võluväll järgmine päev uuesti. Kas sinu meelest ei ole imelik, et see vastik haisev käntsakas ilmub päevast päeva täpselt samasse kohta? Sellepärast nimetangi seda võlujuustuks. Nüüd olete mul peos imelikud mutukad. Sellepärast sa peaksidki mind alati kuulama kaamesid. Ja nad oskavad rääkida. Ei, ma ei saa nii kreemiast ja mõnusast juustust loobuda. Palun keskendume Molière'ile ja tema näidenditele. Eks põgenege, kui tahate, aga ma saan oma suurt teaduslikku avastust tõestada. Kas sul on minu ees saladusi, Marinett? Muidugi mitte, Tiki. Sa oled ainus, kellega ma saan oma topeltelust rääkida. Isegi mu vanemad ega Aalia ei tunne mind nii hästi kui sina. Nii hea, et sa olemas oled. Ainult sinuga ma saan olla mina ise ilma valetamata. Mul on ka hea meel, et sa olemas oled. Hea tööd, Tiki. Hea tööd, Marinett. Plääg, me peame oma omanikele või meister Foole rääkima, mis täna juhtus. Rahu, suhkrutükike. Keegi sai ju meid kinni püüda ega filmida. Jaa, ka inimene nägi meid ja veel koolis. See võib paljastada meie omanike salaelud. Olgu, ma luban, et ma ei söö enam kunagi seda võlujuustu ja mis oleks kõige hullem, mis saab juhtuda. Härra direktor, kas keemiaõpetaja Mendelejev on täna ära sellepärast, et ta osaleb telesaates Teistmoodi tõed? Kus kõik pole alati tõde, aga miski pole lõpuni vale. Nii see on. Võimalik, et Mendelejev on teinud äärmiselt olulise ja teadusliku avastuse. Kas me võime seda saadet vaadata? Minu vend on ka seal saates. Kohe on teie saate Teistmoodi tõed järgmine lõik, kus kõik pole alati tõde, aga miski pole lõpuni vale. Tervitame tänast viimast külalist, õpetaja Mendelejevit, kes töötab loodusteaduste õpetajana François Duponti keskkoolis. Meie õps, Kim, istu maa. Tänan teid saatesse kutsumast. Kohe tutvustate oma teaduslikku teooriat meie ekspertidele, kes otsustavad seejärel, kas see on tõde või vale. Tõde või vale? Õpetaja Mendelejev, te tunnete juba meie žüriid. Kuulus laulja, XY, üks ja ainus banaanimees, olge rõõmsad, ja imeline Manona Shamak, meie lemmiks uudistankru Nadja Shamaki tütar. Sõna teile, proua Mendelejev. Esitlen teile tõendeid, et meie keskel eksisteerivad dimensioonide vahelised olendid, kellel on üleloomulikud võimed ja kes saavad mateeriasse ringi liikuda. Neile paistab eriti meeldivat vana juust. Märkasin esimest olendit juba septembris, kui kool algas. Hakkasin teda jälgima ja peagi avastasin ka teise. Mul on ka tõendid, vaadake. Olendid ise ei jää filmilindil, aga vaadake seda juustu. Kuna mul ei õnnestunud neid videole jäädvustada, joonistasin vaba käega, millised nad välja nägid. Mida need peaksid endast kujutama? Ma ei näe sellel saatel mingit seost päris teadusega. Proua Mendelejev, kas te väidate tõesti, et jahtisite juustulembeseid kummitusi? Ma ei teeks sellise asjaga nalja. Meil ei pidanud ju teineteise saladusi olema. Ma ei tahtnud siin nende kvaamijamadega tüüdata ja ma uskosin, et teema on maas. Plääg lubas, et ta ei võta seda võlujuustu enam suu sisse. Kui Plääg oli meie koolis, õpib ka must kass järelikult siin nagu minagi. Kui ma selle välja mõtlesin, siis mõtles must kass kindlasti ka välja, et mina selle välja mõtlesin. Kaugel sellest, Plääg on kõigeks valmis, et hambad mõnusa juustu sisse lüüa. Kahjuks ma ei tea nüüd enam, kas ma saan sind uskuda või ei. On andeks, Marinett.
Pole hullu, ma tean, et sa tahad mind kaitsta. Kui ma saan teada, kes ta on, pean sind ära andma ja ma ei saagi enam Lepatriinu olla. Ma ei ürita seda teha, loodetavasti tema samuti mitte. Nüüd on meie žüriil aeg hääletada, kas tänased teooriad on tõde või vale. Jalil Guptel esitas hüpoteesi, et Egiptuse püramiidid on hoopis tulnukate kosmoselaevad, mis sattusid maale seetõttu, et neil sai kütus otsa. Mis te arvate? Vaata, läks su vend. Meie žürii on veendunud, et Jalilil on õigus. Tõde või vale? Su vend võitis, lahe. Teooria number 2. Vincent Taasa esitas hüpoteesi, et lumi on tegelikult pilvedes elava hiiglase tatikollid. Banaanimees seda ei usu. Hei, aga olge rõõmsad. Sellegipoolest saab Vincent 2 häält ja on ikkagi võitnud. Viimasena esitas proua Mendelejev hüpoteesi, et on avastanud dimensioonide vahelised olendid, kes armastavad juustu. Väga kahju, proua Mendelejev, aga teie libavideo ei suutnud meie eksperte veenda. Olge rõõmsad. See ei olnud libavideo. Tegu on olulise ja tõelise teadusliku avastusega. Tulge tagasi, kui olete need nähtamatud juustuõgijad pildile saanud. Need tunded on mulle tuttavad. Lenda mu väike Akuma ja võta see valesti mõistetud hing enda võimusse. Kwami kütt, mina olen öölane. Sinu teadus ei ole naerd ja ka mina usun sind. Tõesti? Aga muidugi, need väikesed olendid on Kwamid ja ma annan sulle väe neid kinni püüda. Vastutasuks pead tooma mulle Lepatrinu ja mustakassi nõiutud ehted ehk nende imelised. Võid minu peale kindel olla öölane. Peagi saab minust maailma kõige vägevam teadlane. Ta oleks võinud sind kinni püüda. Kuidas sa võid nii vastutustundetult käituda? Jäta, Kwamisid ei saa kinni püüda. Ära unusta, et me suudame liikuda läbi mateeria ja meid ei saa filmida ega pildistada. Sa oled samasugune tujurikkuja nagu suhkrutükk. Kes on suhkrutükk? Lepatrinu Kwami, Tiki. Oota. Kui tema oli siin, siis see tähendab, et Lepatrinu õpib samuti meie koolis nagu minagi. Järelikult ma tunnen teda. Suur tänu kõigile meie teadlastele ja žürii liikmetele. Kohtume järgmisel nädalal saates Teistmoodi tõed. Mul on õpetaja Mendelejevist nii kahju. Mul on endast nii kahju, et meil on selline õpetaja. Pidage, saade ei ole veel läbi. Mina olen Kwami kütt ja viin kohe läbi teadusliku katse. Ma nuputan kogu aeg, kes must kass olla võib. Ta peab olema keegi poistest. Telejaama lähedal on märgatud uut Akuma mõju all olevat isikut. Väidetavalt on tegu François Dumpoudi keskkooli õpetajaga. See seif jääb terveks ka 50. korruselt kukkudes. Tõde või vale? Vale ei jää. Me peame minema, Tiki. Pean musta kassi veenma, et Marinette Dupin Cheng ei ole Lepatrinu. Muidu ma ei saa enam kunagi Lepatrinu olla. Tiki, täpid peale. Hei, kas sina ei tahagi tegevusse tormata? Black, mis siis, kui Marinette on Lepatrinu? Marinette? No ei. Ja sa ei tohiks seda uurida. Kui sa avastad Lepatrinu tõelise olemuse, pead oma imelisest loobuma. Mina sinu asemel teeksin näo, et kõik on korras nagu Norras. Ma teengi alati nii ja minu puhul toimib see väga-väga hästi. Võib-olla ma peaksin sind seekord kuulda võtma. Black, küüned välja. Lase lahti. Tähendab ei, ära tee seda. Hea töö, Kwami kütt. Lepatrinu ja must kass tulevad kindlasti seda saatejuhti päästma. Ja siis saan ma nende Kwamid kätte head lendu. Nii ettearvatav. Aitäh, Lepatrinu. Lepatrinu päästis mu. Palun väga, see osutus tõeks. Lepatrinu suudab ka loodusseadusi trotsida. Nabin teie Kwamid kinni ja tõestan kõigile, et need nõiutud olendid on tõesti olemas. Tõde või vale? Vahet ei ole, sest me ei anna sulle isegi võimalust midagi tõestada. Lahe plaan. Osaleksin selles hea meelega. Teeme ära. Hoidke eemale, jõnglased, mina olen teadlane. Pigem lihtsalt mängusaates osaleja. Tõestan kogu maailmale, et ma olen suur teadlane ja tegin võimsa avastuse.
loodetavasti sai su kvaami korraliku õppetunni ja ei tee enam kunagi midagi sellist. mina kuulsin, et sinu kvaami oli ka kambas. Minu kvaami üritas sinu omale mõistust pähe panna, te kaks olete tõesti paras paar. see kvaamikütt on ju ka François Dupondi keskkoolist. Ära unusta reegleid, me ei tohi teada, kes me tegelikult oleme. Nii et kvaamisid ei ole olemas, siin teile tõendid. Lepatriinu, kas sinuga on kõik? Ära vaata siia! Sa saad teada, kes end Lepatriinu maski taga varjab ja temalt ta imelise ära võtta. Ilma oma kvaamita on ta abitu. Kataklüsm! Kohe saan sinu kvaami ka kätte, kas tõde või vale. Käes! Ära raiska energiat, me ei pääse sellest läbi, see on nõiutud. Kõiges on süüdi sinu juustulembus. mul on ju minu kataklüsm. Ei, sa ei saa seda kontrollida. See võib terve linna ära hävitada, asja veel hullemaks teha. kuidas sa kavatsed meid siit välja saada, suhkrutükike? Ma ei tea, aga küllap Lepatriinu teab. Teie kvaamid sain juba kätte, kohe saan ka teie imelised. Tõde või vale? Meister, Tiki ja Plääg langesid vangi ja must kass võib saada teada, kes ma olen. Te mõlemad teate, mis on selle tagajärjed. Sellepärast ma kavatsen kõik korda ajada ja Tiki päästa. Marinette Pancheng, valisid üks imeline, aga seekord ei pea sa seda kellelegi teisele andma. Võid seda ise kasutada, kuni oled Tiki tagasi saanud. Sa ei tohi neid kõiki võtta. Imelisi ühendades saad liiga suure võimu. See võib sult aru võtta. Rahumeister, mul on vaja ainult hiire võimu. Võtan teised imelised kaasa, et kvaamid vabastada. Mul on neid vaja, et oma plaan ellu viia. Mul on piiks peale. Ma olen nüüd multihiir. Oled kindel, Marinette? Kui mina seda ei tee, kes siis kvaamiküti peatab? Et selle pahalase Akuma kätte saada, pean kõigepealt päästma Tiki ja oma Lepatriinu võimet tagasi saama. Selleks pean laskma end kinni võtta. Multivägi. Topo, Triks, ühinäge. Nüüd olen multirebane, lähme. Kui Marinette ei saa hakkama, saab öölane peaaegu kõik imelised endale. Ta on alati hakkama saanud, isand. Tõde või vale, must kass on ennast banaanimeheks maskeerinud. Olge ikka rõõmsad. Ole paigal. Kohe paljastame musta kassi tõelise olemuse ja ma saan ta imelise viimaks ometi endale.
rünnakule! sellist asja ei näe iga päev. Kvaami kütt, ma lubasin sulle kvaamisid ja siin nad on. Too mulle nende kõigi imelised. Minu käest te ei pääse. Teist pole kvaami kütile vastast. Eks püüa meid siis kinni? Must kass, kas oled sina? Lepatriinu, alati kui mõtlen, et ma juba tunnen sind, suudad sa mind jälle üllatada. Väga kena sinust, aga ma olen multihiir, mitte Lepatriinu. Lepatriinu saatis mind sinu imelise järel, et me kvaamikütist jagu saaks. Kuidas ma saan sind usaldada? Lepatriinu ju usaldas mind, kui ta mulle oma imelise andis. Ütle talle, et ma loodan, et ta toob pläägi tagasi. Aitäh! Muide, Lepatriinu palus edasi öelda, et te saate katusel kokku. Ma saan teid kõiki kätte. Su omanik ei saanud hakkama, Tiki. Meie laul on lauldud. Lepatriinu? Ma ütlesin, et minu omanik on parim. Ma ei jätaks sind iial hätta, Tiki. Plääg, mullo, ühinege. Tiki, mullo, ühinege. Kataklüsm. Võluvägi. Mullo plääg lahku. Nagu lubatud. Aitäh, salapärane multihiir. Aitäh sulle, Aida must kass. Mirage. Mõtle välja, kuidas sa suudad kõiki veenda, et see ole François Duponti keskkooli õpilane. Sul on õigus, see oleks tõesti turvalisem. Plääg, küüned välja. Musta kassi kostüüm on palju mõnusam kui banaani oma. Hea töö, multihiir, tänu sulle sain nii enda kui musta kassi kvaamid tagasi. Hea plaan, tüdrukud. Aeg muunduda kurjast heaks. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatriinu. Tulime, nägime ja panime ta paika. Nüüd pean sulle selle tagasi andma, eks? Ei, mitte siin. Marinett, sa ei tohiks mulle mu imelist anda siis, kui teised. Ma arvasin, et meil ei ole teineteise ees saladusi. Olen mina ikka koba. Anna andeks, aga nüüd on su identiteet paljastatud. Ma ei saa sulle enam imelist anda. Mustkass, ma viin Marineti ära, sina tegele õpetaja Mendelejeviga. Oota, Lepatriinu. Tahtsin ma kvaami pärast vabandada, ma tõesti ei tea, mida ta siin algkoolis tegi. See oli keskkool. Muidugi keskkool. Luban, et rohkem seda ei juhtu. Putukas läks. Härra Kass, kas te võiksite tunnistuse anda, et inimesed usuksid minu suurteaduslikku avastust? Andke andeks, proua Mendelejev, aga ma ei saa seda teha. Ja teie peate aitama meil saladust hoida, kui tahate Pariisi öölasest kaitsta. Saan aru, ju ma olen nagu Kopernik, kõvasti oma ajast ees. Muidugi, nagu 2 tilka vett. Kõik need kvaamid, nii palju, äge. Kui ma nad kätte saan, võin kokku panna terve armee superpahalasi. Siis saan Lepatriinust ja mustast kassist lõplikult jagu. Ma pean nende valvuri leidma. Tõelisus. Mullo triks lahku. Mullo piiks maha.
nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatriinu. Hea töö, väga tubli Lepatriinu. Ärge muretsege, meister, must kass ei aimaks eluilmaski, et mina olen Lepatriinu ja mina tean, et ta ei käi meie koolis, sest ta pidas seda algkooliks. Ma ei oleks endale iialgi andestanud, kui sa oleksid minu pärast pidanud Lepatriinu missioonidest loobuma. Me kõik teeme vigu, aga sina oled sõber, kelle peale saab alati kindel olla. Ükski varasematest imelise omanikest ei ole suutnud ei vaimselt ega füüsiliselt kasutada nii paljusid imelisi ühe korraga. Marinette on tõesti eriline isand. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.